Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tulemast taas jälle järgmisesse podcasti episoodi. Meil on juba 16. osa, nii et natuke üle poole aasta olen siin juba toimetanud ja hästi põnevad külalised on alati olnud. Olen ise rääkinud ja mul on tohutult hea meel, et ma olen saanud olla nii kasulik sinu jaoks, et see tagasiside, mis ma siin vahepeal saanud olen, on hästi äge olnud. Ja täna on meil jälle taas nagu lubatud külaline, et meil on täna Piret siin. Ja minu poolt ka tere kõigile. Ja Piretiga me räägime teemast, millest me tegelikult juba natukene siin vahepeal ka rääkisime ühe külalisega. Aga siis, kui meil Leonika käis külas. Leonika ka rääkis rohkem enda kogemusest ja nüüd Piret räägib, kuna tema igapäevaselt tegeleb selle valdkonnaga, siis ta räägib võib-olla natuke detailsemalt. Aga millest me siis räägime? Räägime menopausist. Ja jällegi, miks mul endale pakub see teema nii palju huvi, on lihtsalt see, et ma ei tea mitte midagi sellest. Ma tean, et ma ei ole veel absoluutselt selles vanuses, kus peaks tegelikult teadma neid asju, aga jällegi mul endal on nii palju kliente, kes on selles vanuses ja ma tahan neid nagu paremini toetada ja ma näen, et see on selline teema, millest tegelikult ei räägita piisavalt ja ma näen, et ma kasutan siis enda platvormi, et tuua asjatundjaid siia, et me saaksime nendel teemadel rääkida. Nii et nüüd ma juba tegin päris pikka sissejuhatuse siin, Piret, ja räägime siis natuke sinust, et teen ka sinu kohta sissejuhatuse. Kuidas me tegelikult Piretiga kohtusime, on siis ma käisin või me mõlemad käisime siis jaanuari alguses või keskel ühel koolitusel. Toitumishäiretest rääkisime seal ja seal ma temaga tuttavaks sain. Ja siis, kui ma kuulsin, et ta tegelebki naistega, kes on menopausis ja siis, kui ma kuulsin, et kus ta kõike oma teadmisi on veel saanud, siis mõtlesin, kuule, midagi sellist Eestis küll ma ei ole varem kohanud, et ma tahan selle naisega rohkem rääkida nendel menopausi teemadel. Ehk siis Piret ongi tegelikult loonud sellise platvormi nagu nutrifem.com, mis keskendubki just 40+ menopausis olevate naistele, nende tervisele ja toitumisele. Ja nii palju, kui ma tegin oma researchi, ütleme nii, siis ma uurisin välja, et sa oled sertifitseeritud funktsionaalse meditsiini tervisetreener. Võib-olla korra räägid sellest, et mis asi see on ja seda sa vist õppisid USA-s, on ja? Ja, see on funktsionaalse meditsiini, functional medicine nutritional coach. Aha. Ja see on funktsionaalse meditsiini üks osa, see on erinev programm coachidele. Enamasti seal õpetatakse funktsionaalse meditsiini, ennetusmeditsiini arste. Aga siis, kuna tihtipeale eriti USAs praktiseeritakse seda, et koos arstiga alati töötab ka coach, siis on seal erinev programm, natuke lühem ja mitte nii põhjalikke meditsiinilisi teadmisi, ei nõua eelnevat arstikaridust. Eraldi programm coachidele, kuna tegelikult päris elus on ju ka niimoodi, et arst määrab toidulisandid, määrab analüüsid, määrab ravi ja sellega siis inimene läheb coachi juurde, kes siis hakkab seda lahti arutama, et jagame etappideks, alustame sellest, teeme seda, et tegelikult nagu see sama inimene ei tuleks 6 aja pärast uuesti selle arsti juurde ja tuleb välja, et ei ole vahepeal midagi teinud. Siis tegelikult nagu see coachi roll on väga tähtis ja seal on nagu natuke erinev suhtumine võrreldes sellega, et kui me Eestis räägime toitumisnõustajast, siis ikkagi see rohkem põhineb sellele, et mida peaks sööma ja kuidas peaks sööma ja millal peaks sööma, siis coachi roll on rohkem toetav. Et koos paneme eesmärgid, mina ei ütle inimestele, mida nad peavad tegema, mida nad peavad sööma, me koos otsustame, mida me teeme, mis on reaalne, kuidas see nagu päris ellu saab mahutatud ja et kuidas nagu saaks võib-olla, et
et väiksemate etappide või väiksemate sammude kaupa, aga ikkagi viia need teadmised reaalsete tulemusteni. Ja mulle väga see suhtumine meeldis. Esialgu ma tegin läbi selle baas-coachingu programmi, siis sinna juurde hiljem ka nutritional coachingu, mis on juba rohkem toitumisele suunatud ja ikkagi räägib konkreetselt toitumise põhimõtetest. Ja siis, kuna see mind väga huvitas, siis praegu hetkel ma õpin edasi, kuidas eesti keeles on, õpin edasi siis seda toitumise psühholoogiat. Nii põnev. Sellepärast, et mulle väga meeldib see suhtumine, et me ei keela omale mitte midagi, et me ei piira ennast, et me ei tekita omale stressi. Mulle meeldib see, et me põhinedes positiivsel psühholoogial, siis toome sisse uusi harjumusi, toome sisse uusi toitumise põhimõtteid ja kui need on nagu sisse juurdunud, vanad kaovad tasapisi iseenesest ära. See on see positiivse psühholoogia põhimõte, mis on ka USAs on suhteliselt uus ja päris vähe on veel sellel põhjal kursusi, aga on see toitumispsühholoogia liit, kes siis teeb erinevaid kursusi ja seal on siis võimalik aeg-ajalt osaleda ja nende teadusuuringutele samuti saada, osta kirjandust ja saada pääs teadusuuringutele, mis iseenesest on minu meelest nagu üks põhilisemaid asju üldse menopausis naiste tervise või murede ja sümptomite parandamiseks on see, et me ei piira ennast, me ei piitsuta ennast, et me õpime rohkem oma keha ja iseennast tundma ja teeme asju, mis teevad meie tuju paremaks, meie elu kergemaks. Tead, see on nagu muusika mu kõrvadele, ma kuulasin nagu iga lause peal ma ja täpselt nii ongi, sest ma ka alati ütlen seda, et sa, enamus inimesi teab tegelikult, mis on nii-öelda tervislik ja mis ei ole tervislik ja et mida peaks sööma ja mida ei tohiks süüa, aga nii palju on tegelikult meie peas kinni. Ja olles suurema osa elust elanud Eestist väljaspool, siis nagu natuke kõrvalt vaadates võib-olla on mõnikord lihtsam näha, on see, et Eesti naised on ühed tublimad maailmas, kes tegelikult on seadnud endale nagu väga-väga kõrge, oma lati pannud väga-väga kõrgele. Ma ei tea, tegelikult veel kus nagu on see niimoodi, et lapsed peavad olema kasvatatud, hoolitsetud, välimus peab olema tipp-topp, karjäär peab olema tehtud, raha peame teenima võrdselt meestega ja sealjuures nagu veel ennast hästi tundma, eks ju. Ja siis tuleb läbipõlemine ja siis tuleb stress ja siis ja vot just nagu seda ma naiste juures tahaksin muuta, et pöörata tähelepanu, mis teeb meil nagu meele rõõmsaks ja kuidas nagu panna ennast esikohale ja kuidas. Ja see tuleb läbi toitumise, see tuleb läbi trenni, see tuleb läbi elustiili, see tuleb läbi psühholoogia, kõik tegelikult kokku. Et kui ma alguses arvasin, et toitumise nõustamine on see, mida inimestel on vaja, siis tegelikult me ei saa toitumisnõustamist võtta eraldi stressist, eraldi psühholoogilisest tervisest, eraldi elustiilist, et see kõik tegelikult käib kokku. Ja siis tuleb nii välja nagu alati, et see enese juurdeõppimine on üks lõputu protsess. No see ma arvan ka, et ega sa võidki nagu nii süvitsi minna ja lõpuks ongi ju, ma arvan, et sul endal ka tegelikult iga inimene on natukene erinev, et erinevad mingid triggerid, erinevad kogemused, et kus tulebki siis jälle nagu teistmoodi läheneda. Ja isegi mitte natukene, aga tegelikult nagu väga erinev, et iga inimene on uus olukord, kus tuleb jälle vaadata algusest peale ja iga kord kõike vaatama teistmoodi, et me oleme kõik väga individuaalsed, mis on iseenesest väga tore. Ja, eks ole. Aga kus sul endal siis, ma saan aru, et sul on mingi isiklik seos ka selle menopausiga, või miks sa just oled nii-öelda oma tööd suunanud menopausis naistele?
ja muidugi ise mina sain just 60, nii et tegelikult mis on päriselt või? Sa enne üldse välja niisin. Ma mõtlesin, et sa oled ikka noorem. Sellised ümmargused numbrid panevad alati mõtlema, aga tegelikult ma pean ütlema, et kõigile, kes minu vanuses on, ütlen ausalt, et 60 on palju parem kui 50 oli. On jah? Ja siin on hästi palju võimalik endal ära teha ja vot just sellega ma tegelikult tahaksingi neid naisi julgustada. Aga kui me räägime siin 50-st ja minu enda menopausi kogemusest, siis see oli nagu päris kurb. Sellepärast, et kui sa ütlesid, et menopausist praegu räägitakse vähe, siis tegelikult praegu ikkagi räägitakse menopausist. Ja tegelikult ma ütleksin, et võib-olla vastupidi, et lihtsalt seda infot on nii palju, et milles on ka nagu minu roll naiste nõustamisel, on see, et seda infot on nii palju, et näiteks eelmine aasta meil oli teemaks valgu söömine, eks ju. Kui palju me seda valku sööme, läks kuni selleni välja, et 2 grammi kehakilogrammi kohta ja kõik nagu rääkisid valgust ja valgu söömisest, eks ju. Ja samas see aasta minu meelest meil on teemaks sardiinid, et me sööme kõik sardiine, et üks või ainult sardiine ja mitte midagi muud. Et kuidas nagu naistel aru saada, et ei ole vaja nendesse äärmustesse laskuda ja kuidas nagu püsida, et tegelikult räägitakse menopausist ja menopausi toitumisest, elustiilist palju. Aga ma olen ise ka olnud mitu korda hädas sellega, et nagu väga kõrgelt haritud ja suure kogemusega teadlased räägivad täiesti vastupidist. Ja võta siis ei saa aru, eks ju, et ja siis ongi nagu kõige olulisem ongi see, et võtta sellest välja see, mis sulle sobib ja jätta see kõrvale, mis sulle ei sobi ja ei ole vaja minna 40 pluss naistel äärmustesse, sellepärast et see katsume nagu leida selle, mis on oluline, mis meile sobib ja minna seda teed, et see on tegelikult nagu see, et räägitakse. Kui minul algas menopaus, võib-olla paari sõnaga räägin enda kogemusest, eks ju, et minul oli minu kõige noorem laps sündis siis, kui ma olin 42. Ja mul läks, see rasedus läks nagu jooksvalt üle menopausiks ja perimenopausiks tegelikult. Ja ma ei saanudki nagu aru, et kas mul on siis nagu peale sünnituseelne depressioon või on mul siis need perimenopausist ei räägitud sellel ajal mitte midagi. Ja tegelikult ka ma ei teadnud ka täpselt, mis toimub. Nii kaua, kui siis mul see tsükkel ühel päeval sai otsa, siis ma sain aru, et nüüd ma olen menopausis. Aga et enne seda on perimenopaus, et seal on sümptomid. Ja nagu päriselt ka arvasin, et minuga midagi juhtunud, et mul ei ole enam nagu, et ma ei ole okei. Et mul olid stressid, depressioonid, siis abikaasa süüdistas mind tihtipeale selles, et ma ei ole adekvaatne ja tõenäoliselt ma ei olnud adekvaatne, aga ma ei teadnud, mis see on ja ma ei teadnud, mida sellega teha. Ja ütlen ausalt, et mind päästis jooga. Kuna mul olid probleemid raseduse ajal, siis ma hakkasin tegema tasapisi joogat, ma leidsin omale õnneks enda vanuse õpetaja, kes on nagu super hea treener. Ja me tegime kahekesi lihtsalt sellepärast, et peale 3. rasedust ja 42-aastaselt enam kõhurasvast nii hästi lahti ei saa. See lihtsalt see tühi koht, mis jääb peale lasse, täitub rasvaga väga kiiresti. Ja mul oli sellega vaja midagi teha ja mul oli oma depressiooniga ja oma tujude muutuste ja selle kõigega. Ma tegelikult, mul on tunne, et ma vist nagu nii normaalselt tulin sellest olukorrast üldse välja tänu sellele, et ma tegin joogat praktiliselt iga päev. Ja samas, kui mu tütar oli sellel ajal, tütrel ja pojal on 1,5 aastat vahet, ta oli sellel ajal 3 ja tal hakkasid terviseprobleemid allergiatega, siis me võtsime ka oma toitumise tegelikult nagu tehes seda tema pärast, aga me muutsime ära terve perekonna toitumise ja siis ka toitumine muutus, nagu ütleme, enam-vähem selliseks, nagu tänapäeval kõik räägivad, et ta peab olema, et sa hommikul sööd valku ja et sa ei söö ainult süsivesikuid eraldi ja palju juurvilju, puuvilju ja siis tõenäoliselt nagu juhuslikult juhtus nii, et ma tegin õigeid asju, teadmata, et see on
perimenopaus või menopaus. Ja noh, et nagu mõeldes ennast tagasi sellesse aega, siis noh, ma tahaksin nagu, et võimalikult vähe naisi oleks tänapäeval selles olukorras, kuna noh, tänapäeval on tegelikult juba olemas ju ka toidulisandid ja valgupulbrid ja kas keegi tuli sulle ütlema ka, et kuule, et äkki sul on perimenopaus või menopaus või? Ei, seda küll ei tulnud ütlema, vaatasid kummalise pilguga, mis sul viga on. Seda öeldi küll, et mis sul viga on. Aga kuidas sa siis nagu jõudsid selle arusaamiseni, et okei, et nüüd on asjad päriselt nagu nii, ma ei tea, kas siis nagu nihu, et nagu uuriks, et mis siis kehas toimub või mis minuga on? Kui konkreetselt juba hakkasid need kuumahood ja kadus ära tsükkel, siis ma sain aru, et nüüd mul on menopaus. Okay. Kuna mu emal oli menopaus 56-aastaselt, siis ma eeldasin, et umbes samuti tuleb minul ka. Minu menopaus algas 52-aastaselt ja ma nagu veel moraalselt või psüühiliselt ei olnud selleks valmis. Ma arvasin, et mul on veel mõned aastad aega, aga siis ma sain aru, et okei, nüüd on see aeg käes. Ja siis ma olingi 50. Ja vot siis oli mul täpselt see tunne, et siit edasi läheb kõik allamäge ja sellega peab midagi tegema. Ma hüppan natuke küsimustest ette lihtsalt, sest see sobib siia praegu, et mul on endal ka tunne, et väga paljudel naistel tegelikult on justkui siuke hirm selle menopausi eest. Et ongi siis elu lõpeb, energiat enam ei ole, kõik on halvasti. Et mis sa ise näed, et mis selle nagu hirmu tekitab, sest ma ei tea, näiteks minu jaoks ma tunnen, et okei, et see on nagu osa lihtsalt loomulikust nagu protsessist elust, on ju. Võib-olla ma lihtsalt ei ole veel nii palju neid hirmujutte kuulanud, on ju, aga kas sul oli ka mingi hirm selle ees või? Ja mul oli küll hirm selle ees, et mis saab edasi. Et nüüd, kui siit hakkab kõik minema allamäge, aga mul on veel võib-olla heal juhul 30 aastat elada, et mismoodi ma nagu oma edasise elu elan põhimõtteliselt nagu nende sümptomitega, ja hirmu tekitab tegelikult hästi palju teadmatus. Ja kui sa tead, mis sinuga toimub, kui sa tead, mida sellega teha, siis on palju kergem. Ja kui ma hakkasin neid teadmisi siis otsima, siis vot sealt hakkas minema asi järjest paremaks, et saades aru, mis toimub, mida sellega teha, sest tegelikult nagu vanus ei ole mitte see kõige suurem tegur selle juures, vaid just see näiteks, et sa ei saa midagi sellega teha, et sa jääd vanemaks, me kõik jääme vanemaks, eks ju. Aga sa saad sellega teha, et su lihasmass ei kaoks. Sa saad sellega teha, et sul ei oleks nagu põletikku soolestikus ja on asju, mida sa konkreetselt saad teha. Ja kui sa tead, et on võimalik sellega midagi teha ja mida sellega teha, siis tegelikult nagu see hirm kaob ära. Ja seda ma olen iseenda peal kogenud ja seda ma olen nagu nende naiste puhul samuti kogenud, kes tekib tahtmine sellega midagi ära teha ja siis nagu see hirm jääb tahaplaanile. Siin ongi see positiivne psühholoogia, millel on. Mis need sellised nagu peamised sümptomid siis on või on mingi kindel vanus? Ongi, et sina rääkisid, et sinu emal algas 56-aastaselt, sul oli nagu varem, on ju. Et ma tean, et mõnel algab veel varem isegi, et kas seal on nagu mingi vanus või kuidas sa saad aru, et okei, et nüüd mul midagi hakkab muutuma. Mis need sümptomid on? Keskmiselt tekib naistel menopaus 52-aastaselt. See on statistika. Ja enne seda on siis perimenopaus. Tegelikult menopaus on meil 1 päev. Et sellest on ka räägitud, aga ma kordan üle, võib-olla kõik ei tea, et menopausis on naine 1 päeva. Päriselt? Jah. Aga ma mõtlesin, et see on nagu mingi aja... Enne seda on perimenopaus. Perimenopaus algab siis teatud sümptomitest või sellest, et sul nagu tsükkel on juba mõnikord on, kas siis on vähem või on siis vahed muutuvad pikemaks või ta muutub ebaregulaarseks.
See on põhiline perimenopausi sümptom, samuti võivad tekkida juba ka see ajuudu võib tekkida ja kuumahood võivad tekkida, aga nagu kergemal moel. Ja siis see päev, kui sul on täpselt 12 kuud möödas sellest, kui sul viimati ei olnud menstruatsiooni. Täpselt see päev on sinu menopausi päev. Okei. Et 12 kuud ei ole, siis üks päev ja järgmine päev sa oled postmenopausis. Päriselt, päriselt, ma seda üldse nagu ei teadnud. Minu jaoks oli nagu, et perimenopaus, mingi natuke midagi hakkab tulema, siis on mingi vahemik, kus on mingi kõige hullem on ja siis oled postmenopausis, kus ma ei tea, juba nagu toimetad kuidagi teistmoodi edasi. Postmenopaus kestab ülejäänud elu, et tegelikult on umbes kolmandiku elust me elame postmenopausis. Ja ma vaatasin, sellised numbrid lihtsalt tulid mulle ette, et hetkel on Eestis umbes 130 000 naist, kes on postmenopausis. Ehk siis täitsa väga suur osa tegelikult on ju. Kolmandik naisi. Ja sellepärast on ka see väga tähtis teema, et praktiliselt iga kolmas naine ongi hetkel postmenopausis. Päris huvitav. Aga sümptomite juurde tagasi tulles, siis need sümptomid ongi sellised, et siin ei ole nagu neid konkreetseid sümptomeid. Et nad hakkavad kuidagi, et võib-olla su meeleolu kõikumised lähevad suuremaks või siis sa hakkad asju ära unustama. Sa ei tea enam, kuhu sa mingi asja panid, sul ei tule enam mingid sõnad meelde ja tekivad sellised ebamäärased sümptomid, et tegelikult, ja nad on väga erinevad kõigil. Minul näiteks ei olnud, ise ma arvasin, et mul ei olnud muid sümptomeid kui kuumahood. Nüüd abikaasa ütleb, et olid küll, aga see selleks. Et tegelikult nagu nad on väga erinevad ja sa nagu ei saagi aru, et kas need on menopausi sümptomid või olen ma lihtsalt täna väsinud. Ma just tahtsin öelda, et kuidas sa siis aru saad nagu? Ega tegelikult nagu päriselt nii konkreetselt ei saagi. Et su uni muutub katkendlikumaks, sa võid öösel üles tõusta, sa võid sõnad võivad ununeda, sa võid unustada, kuhu sa mingid asjad panid, siis hakkab ladestuma tasapisi rasv kõhule ja reitele. Ja muidugi need sümptomid on väga-väga erinevad, sellepärast et naised on väga erinevad. Et kes siis ikkagi läheb sinna menopausi, siis ütleme, et tal on väike lihasmass või et ta on nagu teinud või sõltub, milline on see olukord tervislik sellel hetkel, siis sellest sõltub ka see, et kui tõsised on need sümptomid ja kui kaua nad kestavad. Aga põhimõtteliselt nagu see postmenopaus kestabki edasi terve elu. Päriselt need sümptomid enam kunagi ära ei kaovad, natuke ikkagi jäävad nad alles. Kuigi nad lähevad vähemaks, et nüüd ma võin öelda, et 10 aastat on möödas varsti minu sellest menopausist, siis eriti enam elamist ei sega, aga aeg-ajalt ikka tuleb. Aga kas seda menopausi saab kuidagi edasi ka lükata, et näiteks kui nüüd naised siin mõtlevad, et et nii suur hirm on, et kuidagi saab sellele vastu ka töötada või et ongi toitud nii tervislikult, kui sa teed trenni ja siis see nagu lükkub edasi või see on lihtsalt kuidagi bioloogiliselt juba meil ette määratud? See on bioloogiliselt ette määratud sellega, kui palju on munasarjad, munarakke eralduvad, et kui nad ikkagi enam neid ei eraldu, siis ja see, kui suure hulga munarakkudega me oleme sündinud, eks ju, see tegelikult on elu jooksul vähe mõjutatav, et ma ei arva, et nagu seda edasi võiks lükata, et mida saab muidugi teha, et saab sümptomeid vähendada, et seda saab. Okei, jah, tundub loogiline, et ta on ju tegelikult bioloogiliselt meil seotud, et mõtlesin, et äkki vaata tänapäeval kõik otsivad mingit nippe ja trikke, kuidas nagu... Võib-olla, et see tuleb, võib-olla midagi teadust mõtleb välja, aga jah, praegu küll on see bioloogiline protsess, et... Okei, väga põnev. Mis sa ise oled kuulnud, et me oleme siin nendest sümptomitest rääkinud ja korra puudutasime ka seda hirmude teemat, et mis ja sa ütlesid ka, et need peamised hirmud tulevad tegelikult sellest, et see teadmatus on ju, aga mis hirmudega oled sina oma töös kokku puutunud või mida sa naistelt kuulnud oled, et mida nad nagu kardavad siis sellel menopausil?
Põhiline ongi see, et muidugi hirm on kaotada oma välimust, et noh, sa saad aru, et keha muutub ja enam peeglist ei vaata vastu see, kes vaatas enne ja kuidas selle uue kehaga elada, kuidas nagu uuesti saab, hirm on kaotada kontrolli. Et noh, edasi, et see, mis juhtub, see juhtub ja ma ei tea, mis juhtub ja ma ei tea, mida sellega teha, et see kontrolli kaotamine on tegelikult kontrolli kaotamine ja see, et ma ei saa aru, mis toimub ja ma ei tea, mida sellega teha, et ikkagi see kontrolli kaotamine on väga tähtis. Eriti naistel, kes on harjunud ja noh, Eestis on palju naisi, kes on harjunud, et neil on ikka absoluutselt kõik on kontrolli ja korraga enam ei ole. Ja mis sellega teha? Et see tegelikult nagu on kõige sagedamini, mida ma kuulen naistelt. Ehk siis ongi need muutused ja et enam ei toimu asjad nii, nagu nad varem toimusid. Et ja seda võib võimendada see, et ma teen selle, et see, mida ma sellega teen, see teeb asja ainult hullemaks. Sellepärast, et siin tuleb see, et kui me hakkame ennast piitsutama, et mis on sellised müüdid, eks ju, eriti need minu põlvkonna naised on kasvanud üles 80-ndatel oli see, et hommikusöögiks me sööme neid süsivesikuid, siis me joome heal juhul, kui me oleme väga tervislikud, siis me joome apelsinimahla ja siis me teeme kardiot ja siis me sööme vähe ja siis me oleme hästi peenikesed. Ja võt need hästi peenikesed ja nüüd korraga on tervislik naine, ilus naine on lihases ja ta ei pea enam kaaluma vähe. Hommikuks me sööme valku ja see kõik on nagu muutunud ja need naised, kes siis ongi ilusad ja peenikesed ja nad siis satuvad sellesse menopausi ikka omamata, nagu neil ei ole isegi nagu harjumust teha jõutrenni või ma ei tea, 80-ndatel, 90-ndatel naine jõusaalis oli väga-väga harne. Ma just tahtsin öelda, vist ei olnud põhimõtteliselt olemas. Ja kui sa ka praegu lähed jõusaali, ikkagi sind juhatatakse nagu grupitrenni, et ega ikkagi naistele ei hakka keegi näitama, kus on nagu mingid hantlid ja kus ta midagi, et hakata oma lihasmassi kasvatama. Aga see on tegelikult ju nagu see kõige alus, et sellest võib rääkida palju rohkem kui mina. Ma korra tahtsingi küsida, et mida sina nendest grupitrennidest arvad, just ongi sest ma käin Spartas ja seal on kusjuures väga suur osa ka nagu vanemaid naisi ja seda on nagu nii lahe vaadata. Aga on ka väga palju, kes käivadki seal grupitrennides ja mina üldiselt grupitrennides väga hästi üldiselt ei arva, just need nagu mingi body pump ja need kõik asjad, sest minu silmis neil ei ole pointi, aga ma saan aru, et see tunne sealt on nagu positiivne, et kuidas sina näed neid grupitrenne just nende 40+ naiste puhul, et kas on mõistlik seal käia või pigem mitte? Mina ise olen väga kogenud grupitrennis käia, sellepärast ma olen just see, kes alati juhatati grupitrenni, kui ma läksin. Ja ma ütlen ausalt, et mina läksin esimest korda jõutreeneri juurde jõusaali vist 2 aastat tagasi. See oli väga ebaõnnestunud, kuna ma tundsin, et mu selg sai viga. Siis ma tegin jälle vaheaja ja nüüd ma tegin uue katse sügisel ja siis nüüd ma tõesti käin. Aga mina läksin esimest korda jõutrenni 60-aastasel. Tegelikult nagu sellega ma tahaks öelda kõigile, et ei ole hilja, mitte kunagi ei ole hilja, alati võib alustada. Aga grupitrennide koha pealt positiivne minu meelest on see, või mida ma olen positiivselt kaasa saanud grupitrennidest on see, et seal on tihtipeale hea seltskond, lõbus suhtlemine omavahel, hea atmosfäär ja sa saad sealt hea tuju kaasa, kui sa hommikul käid ja natuke õppitakse. Aga seda lihast, mida meil on nüüd siis menopausis vaja, ta muidugi ei anna. Ja see ongi nagu üks suurematest müütidest, et sööme vähe ja teeme palju kardiot ja siis oleme tervislikud, aga tegelikult nagu sellega me teeme omale karuteene, sellepärast et see tõstab kortisoli taset ja samas me teame, et kui kortisol on kõrge, siis sa võid süüa ka seal 500 kalorit päevas ja ikkagi sa kaalus maha ei võta, sest kõrge kortisoli tase hoiab veresuhkru kõrge, mis hoiab insuliini kõrge, mis tegelikult tähendab seda, et meie rasv läheb kudedesse.
rasv läheb kudedesse. Kudedesse ei ole sellel rasval ajul pääsu ja signaal ajule tuleb, et meil on nälg. Ja nälg võidab alati. Me võime pidada dieeti 2 nädalat, 3 nädalat, paar kuud, ka nälg võidab lõpuks alati. Ja kõik need kalorid, mis me oleme võtnud maha, need võtame me juurde ja sealt tekib see surnud ring, et mida vähem me sööme, seda kõrgemaks läheb kortisool ja seda rohkem nagu püüab keha päästa seda rasva, mis seal on. Ja sellest tekib meil jällegi depressioon ja tunne, et ma ei saa hakkama, et väga raske on seda muuta. Minul endal oli ka see nagu üks raskemaid momente oli see, et hakata rohkem sööma. Et sa saad aru sellest, et ma pean rohkem sööma selleks, et kaalust maha võtta. Doesn't make sense. No, see ei ole esimene asi, mis meile pähe tuleb, et ma pean sööma rohkem selleks, et kaalust maha võtta. Aga tegelikult nii see on. Sööma rohkem ja tegema rohkem jõutrenni selleks, et kaalust maha võtta. Ja see on nagu ainukene tihtipeale just on see kõhurasv on see, millest nagu me naistega kõige rohkem räägime ja millest on tegelikult kõige raskem ma just tahtsingi küsida, et kust see tuleb, et nagu just, ma räägin mul enda kliendid ka jälle, kes on 40+ on ju, et kõik on olnud nagu hästi, on ju, aga siis tuleb see 40+ ja nii palju raskem on kaalu langetada või tulebki nagu ootamatult kuidagi see kehakaal nagu tõuseb, on ju, kuigi justkui olete kõike nii teinud nagu alati, on ju, et kas oskad selgitada, et mis seal juhtub või miks see just nii on? Kas on see sama, mis sa just selgitasid? Ja see tuleb hormonaalsetest muutustest, et östrogeen östrogeeni tase läheb alla. Östrogeen on tegelikult see, mis tasakaalustab veresuhkrut. See tähendab seda, et need veresuhkrut, piigid on või need tipud on kergemad tulema, mis toob omakorda kaasa siis insuliini tõusu, eks ju. Teine asi on see, et progesteroon läheb alla ja progesteroon on see hormoon, mis meid rahustab, mis neid õhtul paneb hästi magama. Ja kui progesterooni jääb vähemaks, siis tulebki magama jäämine läheb raskemaks. Sellest tuleb rohkem stressi, me ei ole nagu piisavalt välja puhanud ja sellega seoses tõuseb kortisool. See on lihtsalt see nõiaring. Ja siis hakkabki see nõiaring. Ja siis hakkabki see peale ja kuna just selle östrogeeni vähenemisega seoses keha hakkab rasva koguma kõhule ja reitele. Et see on nagu see, kuhu miks just sealt? Kas sa seda ka tead? Miks just kõhule ja reitele? Ei tea, ma ei oska seda öelda, miks just kõhule ja reitele ta niimoodi vanusega kõige rohkem kipub tekkima, aga ja tihtipeale on see just see kõhurasv on see, mida tegelikult me ei näe. Et sul võib olla nagu päris lame kõht, aga sul võib olla palju kõhurasva. Visceraalne rasv ja mis koguneb organite ümber, et neid organeid kaitsta. Ilmselt seal mingi bioloogiline mehhanism on, miks just seal, samamoodi ju miks hästi tihti, ka mitte ainult nii-öelda vanematel naistel, vaid ka noorematel on ju ka, just öeldakse, et see kõhurasv on kõige raskem, aga noorematel ongi just ju see, et siis sinna peab laps sisse mahtuma, on ju, et sellepärast sul peabki seal see rasvakiht justkui nii-öelda kaitsma, on ju, see on see väline, on ju, aga ilmselt seal on ka mingi bioloogiline põhjus, miks see visceraalne nii-öelda rasv. Visceraalne rasv, see mõte, miks ta tekib sinna, see on ikkagi nende organite kaitsmiseks. Et kui meil on nagu see oht, et meie keha saab selle signaali, et oht on selles, et me jääme nälga, eks ju, või et ei tule seda toitu, siis ta kogub nad nende organite ümber, sellepärast, et sinna ta kogub, et nad oleksid kaitstud.
okei, aga nüüd me teame, et miks me nii-öelda 40+ naistel on siis raskem või noh, mis seal nii-öelda muutub, aga mida siis nagu naised peaksid, kas siis elustiili kuidagi muutma, toitumist muutma, noh, sa mainisid juba, et noh, trenn on igal juhul oluline, seda ma kogu aeg rõhutan, et kasvõi 2 korda nädalas on ju, sellel aja leiab igaüks on ju ja noh, siin ma arvan, et tegelikult vahet ei ole, mis vanuses ja siin ma tahan öelda, et ma olen hästi uhke enda ema üle, kelle ma olen aasta aega olnud personaaltreener ja lõpuks ma sain ta ka nii-öelda trenni tegema küll kodus ja väikeste raskustega, aga ma olen aasta aega talle öelnud, et kuule, sa pead tegema jõutrenni onju. Noh, ta on ka siin 50 pluss igal juhul ega ma täpselt ei tea. Ja noh, ongi see, et nagu noh, vähemalt nüüd alustas onju, et asi seegi onju, et natukenegi kasvõi kodus teha mingi hantlitega, mingite raskustega ja kõik see onju. Aga noh, mis seal toitumises võiks võib-olla nagu, mida peaks muutma või millele peaks rohkem tähelepanu pöörama või mis sa ise soovitad? See, mida me nagu kõige rohkem saame ära teha nüüd siis selle hormonaalse tasakaalu muutuste või selle tagajärgede kõrvaldamiseks tegelikult on see, et me suurendame oma lihasmassi. Sest lihas on ju tegelikult see, kus metaboolne organ, eks ju. Ja mida rohkem on neil lihast, seda rohkem meil siis nagu see organism sinna lihasesse nagu läheb see verest, kus ümber töötatakse, eks ju, kõik need suhkrud, ütleme suhkur siis, mis läheb ümbertöötamiseks, et see läheb lihasesse. Ja lihas tegelikult on ka statistika on selline, et peale 40. eluaastat naine kaotab iga aasta 1% oma lihasmassist. Ja kui me nagu mõtleme, et 1%, et noh, et seda pole nii palju, aga teisest küljest see on päris palju vaja teha, et see 1% mitte, noh, et ta mitte ei läheks iga aasta 1% väiksemaks, aga et natuke tõuseks, sellepärast et meil on vaja, et see lihasmass suureneks. Sellepärast, et mida aeg edasi, seda raskem on teda kasvatada ja siis et mitte teda hakata kasvatama, kui sa oled juba 70 pluss või 80 pluss, kus see on üliraske, eks ju. Siis mida varem sa alustad ja vot see on nüüd see, millest sina oled aru saanud ja mida tegelikult peaksid nagu sinu vanused aru saama, et selles vanuses 30, 20 see, mida me kasvatame sellel ajal, seda lihasmassi, see pärast tegelikult nagu teenib meid ja praegu on seda teha palju kergem. Ja noh, kas või ka neid harjumusi luua, on ju, see ju ka. Harjumusi luua ja tõesti, noh, see lihasmass tekib, eks, et see kasvuhormoon veel. Aga mis sa ütled neile, kes ütlevad, noh, vaata, et ongi 40 pluss naisterahvad tihtipeale teevadki mingeid aiatöid ja noh, ma ju teen seal ka trenni. See on aktiivne elustiil on üks tähtsamaid asju tegelikult, kui me räägime kõhurasvast lahti saamiseks, siis selline aiatööd ja kõndimine ja see kõik, et sellel on väga suur tähtsus. Sellepärast, et tegelikult aga me jõutrenni iga päev niikuinii ei tee, eks ju. Et kui meil on aktiivne elustiil, kui me käime jala, kui me käime treppidest, kui me teeme ja noh, mis on nagu suur pluss aiatöödel on ju see, et see annab meile ju tegelikult, see tekitab naudingut või et see annab meile hea tuju. See vähendab kortisooli. Kui me vähendame kortisooli, siis meie organism saab signaali, et kõik on hästi ja rasvast võib lahti lasta, eks ju, et ei ole vaja teda koguda, et meil ei ole seda fight and flight mode. Et minu meelest nagu see on väga hea. Et see on kindlasti väga hea, aga ta ei asenda lihastrenni, ta ei asenda seda jõutrenni, et ikkagi vähemalt ma arvan, et paar korda nädalas peaks tegema, kas siis kodus, et noh, tõesti nagu sa oma ema puhul õigesti ütlesid, et ei pea minema jõusaali. Paljud ei taha minna jõusaali, sellepärast et nad kujutavad ette, et seal on ikkagi veel kõik need muslites mehed ja et mis ma seal teen ja minul endal oli see sama hirm, et mis ma seal teen ja kuidas ma seal välja näen ja kõik mind vaatavad ja keegi sind seal ei vaata tegelikult, aga see hirm on. Ja kui nagu see
on liiga raske või jõusaal on liiga kaugel, eks ju, siis täpselt sama hästi võib kodus teha. Ja praegu on minu meelest nii palju infot selle kohta, et mida kodus võib teha ja et internetist natukene surfata, sealt saab kõik selle info kätte. Ja teha kas või kõige baasilisemaid, ma ei tea, kükke ja kas või vastu seina. Ja kas või mingi veepudelitega, mul ema ka näiteks tal, ega meil seal kodus vanemate juures ei olnud mingit hantlit ega mitte midagi, siis ma alguses näitasingi talle, et võtad siin 2 veepudelit, tõstad niimoodi, on ju, okei, 1,5 kilo või 1 kilo, mis see raskus seal on, aga asi seegi, on ju. Siis nüüd natuke hiljem ema ostis raskusi ka endale, on ju. Aga ongi kas või mingigi algus juba nagu tehtud, on ju, et midagigi teha, on ju. Ja alustada võib tõesti nagu väga lihtsatest asjadest ja kui sa nagu tunned seal mingi aja jooksul, et see sulle enam piisavalt tulemust ei anna, siis lähed tasapisi üle raskematele raskustele ja võib-olla lõpuks lähed jõusaali ka või. Ja muidugi, mis on väga tähtis siin ka, on tegelikult see keskkond. Sellepärast, et kui sa ikkagi tahad oma harjumusi muuta ja menopausis naistel tihtipeale tuleb oma harjumusi muuta, et need vanad harjumused lihtsalt enam ei tööta. Ja kui sa tahad neid harjumusi muuta, siis on väga hea on ka muuta keskkonda. Et näiteks praegu meil on minu personaaltreeneri Jaanika Kohmäega on üks naistegrupp algas siin eelmisel nädalal, kus on siis 33 naist ja meil on siis Facebooki grupis, me siis jagame teadmisi ja jagame ka kogemust, et kes on midagi teinud ja see on väga-väga toetav keskkond. Ma olin väga üllatunud, et see nii kiiresti tekkis nii toetav keskkond. Et see on tähtis, uute harjumuste, et kui sa ikkagi nagu otsustad, et sa hakkad näiteks joogat tegema ja siis sa paned selle joogamati keset elutuba maha ja kõik kõnnivad sellest üle ja sul on selline tunne, et nagu, et sa segad seal kõiki, eks ju, siis mine joogasaali, seal teevad kõik joogat. Sa tunned, et sa oled õige inimene õiges kohas. Et sellel on väga suur tähtsus, et see keskkond on see, mis toetab. Ja näiteks just selline naistegrupp nagu meil on ja sul on kindlasti endal trennides naisi, kes omavahel suhtlevad ja kes sinuga suhtlevad ja keda sa toetad, et sellel on muidugi väga-väga suur tähtsus. Ja teine asi, mis on väga oluline, on see, et me muudame oma toitumist. Et see toitumine, mida me oleme alati arvanud, et on tervislik. Ja kui me siin võib-olla teeks sellised kõige põhilisemad asjad või kõik, mis on millest, mida ei ole raske teha, aga mis on väga tähtis, on see, et iga toidukorra juurde valku. Iga toidukorra juurde valku. Kui sa ei saa oma normi alguses täis, ära tee omale sellest stressi, aga peaasi, et sa oled õigel teel. Ja naised tihtipeale ütlevad, et ma ei suuda nii palju süüa. Sest eks ju, see on põhiline, et ma ei suuda nii palju süüa. Aga see saiake, mille sa ära sõid juba või see suur latte piimaga, mis tegelikult, et kui sa vaatad selle üle, et mida ma siis tegelikult päeva jooksul olen söönud ja siin alati ma ütlen, et tee mulle palun toitumispäevik. Sellepärast, et sealt tuleb imeasju välja. Ma ise tegin, ma kunagi aastaid tagasi käisin Ülle Hõbemägi juures, tema on toitumisnõustaja, väga-väga tore toitumisnõustaja, ma sain temaga väga hea kontakti. Siis tema ütles mulle ka, et ma vaidlesin vastu, ma tean ise, minu söömine on täiesti, ma söön väga hästi. Ja see põhines sellele, et ma teadsin, et ma ei söö mitte mingisugust rämpstoitu. Ma tõesti ei söönud mitte mingit rämpstoitu, aga ma sõin umbes poole sellest normist, mida tegelikult naine peaks sööma. Ja kui see tuleb sulle ja kui me räägime uute harjumuste tekitamisest, eks ju, siis see on ka, et kõige tähtsam on see, et sa teadvustad omale, mis on tegelikult hetkel see situatsioon, mida sa tegelikult hetkel sööd. Ja siis, kui sa teed selle, paned omale kirja, et mida ma siis päeva jooksul söönud olen. Ja kui sul mitte ainult söönud, täpselt samuti võib panna ka liikumise kirja. Et kui palju ma liikunud olen, et kas ma hommikul jõin enne klaasi vett või ma tegin telefoni lahti, eks ju. Mis viib kiiresti kortisooli lakke ja sellega on juba päev alanud stressiga. Et see teadvustamine ja see kirjapanemine
ja kui sa hakkad vaatama, et mida ma siis päeva jooksul söönud olen, siis seal on alati asju, mida tegelikult nagu saaks tasapisi hakata välja vahetama ja saab lisada valku ja muidugi, mis on nagu, mida ma alati rõhutan, mis on väga tähtis, et ärge sööge süsivesikuid eraldi, ainult koos valguga. Ja see on nagu sellepärast, et see veresuhkur ei tekiks neid, jah, et ikkagi see valk ju tegelikult nagu aeglustab selle suhkru liimumist verre ja seda ei teki neid veresuhkru selliseid suuri kõikumisi. aga mis sa ütled neile, sest noh, jällegi vaat see, et noh, sööme nüüd hästi palju valku, see on tegelikult ka hästi levinud juba, on ju. Ja mul on tunne, et paljud tegelikult juba teevad seda, ka 40+ naised, on ju. Noh, okei, alati on neid, kes ei tee, on ju. Ja justkui tundub, et nad ju teevad kõike õigesti, et ongi valgurikas toit, on ju, iga toidukorraga valku, ei söö mingit rämpsi, on ju. Ja no ikkagi see kaal ei lange. Et nagu, kas on siis ikka see, et nad ikka ei tee kõike õigesti, on ju? Või noh, selles mõttes ei tee nii, nagu nad ütlevad, noh, see on ka üks variant, on ju, aga samas nagu mõne puhul ma küll usun, et tegelikult justkui teeb kõike õigesti ja ikkagi see kaal ei lange. Ja ma olen väga nõus sellega, sa ütlesid, et võib-olla neile tundub, et nad teevad, mulle ka tundus, et ma tegin kõik õigesti. Et siin aitabki täpselt see, et nagu pane siis päriselt ka kirja, vaata ise, et see on esimene asi. Kui siis ikkagi tuleb välja, et nad ikkagi teevad kõik õigesti, siis tekib küsimus, et kas see, et nad teevad kõik õigesti, ei tekita liiga palju stressi. Jah, väga õige. Et kui me teeme kõik õigesti hambad ristis, eks ju, siis ja ennast piitsutame sellega, et ma tegin mul jäi täna 20 grammi valku söömata. Ma näitan ka alati naistele, et ärge jumala pärast omale tehke sellest nagu lisa stressi. Ja võt, mis mind ennast on aidanud ja mida ma olen paljudele soovitanud on siin, et tehke see 80-20 reegel. Et kui ma praegu sõin selle saiakes ära, ma seda nii väga tahtsin, see läks sinna 20 sisse. Ja siis ma teen edasi oma 80 ja ma ei hakka ennast, sest tegelikult statistika ütleb, et 80% naisi süüdistab ennast selles, et on 80% naisi süüdistab ennast. See on see food guilt on inglise keeles, et selles, et ta nagu on söönud midagi. Et siis on see 20%. Ma ei süüdista ennast, ma ei tekita endale selle stressi. Sellepärast, et see iga hinna eest püüdmine, see võib viia selleni, et organism hakkabki, nagu lähebki sellesse fight and flight mode'i ja ta ei lase seda rasva lahti ja sa teed kõik õigesti. Ja sa ei saa tulemust ja mida rohkem sa teed kõik õigesti ja mida rohkem sa ei saa tulemust, seda rohkem sa lähed sellest stressi ja siis sa ei saagi seda tulemust. Et mul on siin üks klient, kes on täpselt selline ja see on nagu nii lahe, sest nüüd ta just viimati ütles, kuule, et tead, ma lihtsalt lasin lahti nüüd nagu, et tuleb, mis tuleb, on ju, et noh, teen ikka oma asja, aga noh, kas tuleb tulemus või ei tule tulemus, mul nüüd savi juba. Siis ma nagu, yes! Ja nüüd tal tuleb tulemus. Lõpuks on ju, ja nüüd ma arvan, et tal hakkavadki need tulemas, noh, ongi see, noh, seesama see kortisool, on ju, et tegelikult inimene on nii pinges ja nagu justkui ongi tunne, et peab kõike perfektselt tegema, on ju. Ja siis ei juhtu neid asja, mis peaksid juhtuma. Et see võib väga tihtipeale olla ka see, mis tegelikult nagu paneb selle keha just hoidma seda rasva ja mitte seda lahti laskma, et me nii ülipüüdlikult püüame kõik õigesti teha. Ja tegelikult, ja noh, muidugi, mis on siin ka veel üks oluline hormoon, mis siin mängib rolli, on leptiin, mis tegelikult ütleb meile, et nüüd on kõht täis ja võib selle söömise ära lõpetada, eks, et see on nagu ma tihtipeale ka seletan, et see on umbes see, et kas sa lülitad valguse sisse või välja, eks. Et tegelikult on, peaks olema ju niimoodi, et sa tahad siis tahad midagi süüa, siis sa sööd ja siis, ma ei tea, sööd natuke, mõnikord sa nii väga tahad seda torditükki ja siis sa võtad selle ühe lusikade ja saad aru, et sa rohkem ei tahagi teda. Siis on nagu okei, kõik. Aga paljudel selliselt see signaal ei jõua kohale ja siis nad nagu sööd üle ja sellisel puhul ja vot see on ka üks põhjus, leptiin võib olla ka see põhjus, et miks sa teed kõik õigesti ja ikkagi sa sellepärast, et sul nagu ei teki seda signaali, et heaolu tunne, et nüüd on piisavalt. Ja see on omakorda seotud kortisooliga jällegi, see on omakorda seotud, et kui
tõesti see nagu sul on see leptiini tolerantsus, siis ei tohi mitte mingil juhul hakata veel rohkem ennast piitsutama. Sellepärast, et näiteks see, et kui me siin räägime paastumisest, eks ju, see on ka olnud teema nagu väga palju kõneaineks, et kas naistele sobib paastumine. Ja siin on nagu täiesti kõik nii arstid kui teadlased jagunevad kahte, et kas see on väga kasulik või see on väga halb. Ja tegelikult mõlemal on õigus, sellepärast, et see täiesti sõltub naisest. Kellelegi ongi see väga kasulik ja kellelegi ei sobi see absoluutselt. Ja mina olen selle koha pealt öelnud alati niimoodi, et kui su nagu magamine näiteks, et kui sa ei jää hästi magama ja ei saa maga välja, siis järelikult paastumine sulle ei sobi. Et kui nagu siis peab tegema muid asju ja tegelikult on palju muid asju, mida võib teha. Ja siis sa pead alustama sellest, et sa lihtsalt sööd kvaliteetset toitu, et sa ei söö nagu et sa kõigepealt paned oma nagu need baasnormid paika. Kui palju ma söön valku, kui palju ma siis söön süsivesikuid, mida ma söön, millal ma söön ja siis see leptiin hakkab nagu uuesti tööle ja kui see on hakanud uuesti tööle, siis me võime tegelikult alles alustada kas siis paastumist või veel mingeid ekstreemsemaid protsesse, aga nii kaua kui see ei ole korras ja kui see ei tööta. Ja on päris palju erinevaid, mul on endal ka tehtud üks dieet, mis nagu tasakaalustab seda ja minu selles toitumisprogrammis on ka see leptiini toetav toitumiskava, aga tegelikult see põhineb sellele, et me söömegi nagu hästi piisavalt, et meil on nagu tuleb see, et sellest tervislikust toidust me saame seda piisavalt, et me ei piira ennast, et me ei ole näljas, et me ei piira oma kalorit, aga lihtsalt need kalorid peaksid siis tulema nagu nendest põhitoiduainetest ja et igast toidukorrast peaks olema valku ja aja jooksul, kui nagu see uuesti jällegi normaliseerub, siis võib juba mõelda, mida sellega edasi teha. Kas sa arvad, et mingid toidulisandeid või midagi sellist peaks ka võtma, kui naised on 40+, et kas selles osas ka midagi kas toetab või siis peaks hoopis midagi ära jätma, mida võib-olla varasemalt inimesed on võtnud, on osad sellised asjad, nagu viimasel ajal on hästi palju räägitud kreatiinist ja varem oli see ju ikkagi ainult sportlaste, aga mul on väga hea meel, et sellest nii palju räägitakse ja ma loodan, et naised ikkagi ühel päeval saavad üle sellest hirmust selle kreatiini ees ja hakkavad seda kreatiini tarbima. Mul endal on väga head kogemused sellega ja ma ütlen ausalt, mina võtan tavaliselt päevas 10 grammi. See on isegi päris palju. Jah. See põhimõte on selline, et esimesed 5 grammi lähevad lihasesse ja siis järgmised 10 lähevad siis tarbib aju. Ja mina võtan just nagu sellepärast, et ma tunnen, et mul on palju parem fookus, mu mälu on paranenud ja mul on palju lihtsam kontsentreeruda, kui mul on vaja nagu pikalt istuda, mõelda. Kui mul on kas jetlag või ma olen väga halvasti maganud või mul on veel mingid, ma võin isegi võtta 20 grammi ühekordselt. Et kui ikkagi mul nagu öö jäi magamata, mingi lend oli öine ja mul on vaja päeval olla nagu täiesti korras, siis ma võtan 20 grammi ja ma olen täiesti okei. Aga puudub tegelikult nagu info selle kohta, et seda saaks võtta liiga palju ja ma ei ole nagu kuskilt kuulnud, et oleksid mingid uuringud, mis ütleksid, et kui sa võtad liiga palju, et see siis teil on negatiivsed tagajärjed. Ja iga ühe oma otsustada, aga mis on ka väga hea, mis nagu minu jaoks oli väga tähtis, on see, et sa pead sinna juurde jooma palju vett. Ja ma olen hästi halb veejooja. Ja siis ma võtan selle 10 grammi, ma panen ta omale hommikul liitrisesse pudelisse ja ma joon selle enne lõunat ära ja ma olen oma liitri vett ära joonud. Sest just nagu mis puudutab lihast, eks ju, et siis ja alati tegelikult see väga aitab ju, siin sina tead paremini, aga trenni teha sellepärast, et sul on rohkem jõudu teha trenni ja mitte, et ta nüüd teeks lihast suuremaks, aga ta lihtsalt toetab sind trennis ja
tulemus on jälle natuke parem. Et kusjuures mul on ka nüüd tekkinud täiega need, kuna mina olen ka väga halb veejooja, ma ei viitsi vett juua või mõttetu või selles mõttes ma tean, selles mõttes ta on oluline, aga mul ei ole see hea harjumus. Ja siis mul on ka samamoodi, et kui mul ongi kreatiin, mul on ka kreatiin maitsega, et siis nagu maitseks hästi, hommikuti ma joon glutamiini, panen ka endale 500 milliliitrit enne nagu kohe, kui ma ärkan, joon selle ära, kohe 500 milliliitrit joodud, siis ma tean, et okei, järgmine joogikord on mul igal juhul trenni ajal, kus mul on kreatiinid ja muud asjad, ka samamoodi 500 milliliitrit, ja niimoodi ma siis oma päevase joo nagu või vee ära joon, et sa tead, et okei, et sul on seal mingid asjad sees, mida sa pead nagu võtma, ja maitse on ka veel juures, et siis on nagu hästi, et niimoodi saab trikitada ennast. Aga siis, mis me toidulisandest, valgupulber, juhul kui ikkagi vähemalt mingil üleminekuperioodil mind ka see on aidanud ja ma olen paljudele soovitanud, see on ka aidanud. Mina ise tarvitan Biogeena toidulisandeid. Need on nagu ülikvaliteetsed ja väga puhtast toorainest. Ja nende valgupulbrit õhtul magneesium, omega-3, D-vitamiin, kreatiin ja valgupulber on tegelikult nagu sellised, mida ma võtan pidevalt. Ja siis ma arvan, et kui palju ja midagi konkreetselt veel, et mina ise lähtun oma vereanalüüsidest ja sellest, et kas D-vitamiini on vähe, siis ma võtan juurde, kui on okei, siis ei võta ja kui on nagu mingi rohkem viiruste periood, siis võib-olla rohkem C-vitamiini ja aga jah, need on nagu need asjad, mis on minu meelest nagu... Ehk siis tegelikult ikkagi suht siuke, mis on siuke levinud, et mida soovitatakse need põhiasjad, et ei ole nagu väga midagi, tänapäeval müüakse ju igasugu need menopausi toidulisandid ja need on need, mida sa pead võtma ja et vaata jällegi ajab inimesi nii segadusse, et arvavad, et ma pean nüüd hullult hakkama mingit toidulisandeid sööma. Kindlasti mitte see, et mida rohkem, seda parem. Sellepärast, et siin on veel üks asi, et tegelikult meil on ka menopausi vanuses naistel tihtipeale see võib ka liigset koormust teha neerupealsetele. Ja et neerupealseid hoida, eks ju, et siis ei ole tõenäoliselt mõtet võtta nagu just see, et miks, mida rohkem, seda parem. Aga veel ühte asja tahtsin tulla tagasi selle juurde, kui me rääkisime kõhurasvast, eks ju, et tihtipeale ka see, et kas meil see kõhurasv tekib või kaob, on seotud natuke teiste asjadega kui konkreetselt toitumine. Et näiteks väga suur tähtsus on sellel, mismoodi me hommikul alustame oma päeva. Et meil ei läheks kohe kiiresti see kortisol üles. On ikkagi see, et kui me hommikul esimese asjana joome paar klaasi vett ja me anname kehale selle, kuna keha on ju dehüdreerunud jooksul ja me anname selle signaali, et ressursse on piisavalt, kõik on hästi, eks. Siis see on üks trigger, mis tegelikult aitab kehal lasta lahti sellest kõhurasvast, et me kortisol ei läheks väga kiiresti üles, selleks ei ole esimese asjana vaja panna sisse telefon. Mina olen püüdnud vähemalt tund-poolteist esimesed mitte ja see oli ka väga raske, et mul on nagu käsi nagu kogu aeg, et ma pean endale kõik meelde tuletama, et see vara veel, teeme veel midagi enne seda. Aga mis sa teed siis hommikuti? Siis kohe räägin. Vesi ja siis kindlasti valgus. Kusjuures ei pea olema nagu, pole tähtis, kas päike on väljas või mitte. Ja kui ei taha välja minna, siis võib teha mõned venitusharjutused kas või akna juures. See ka väga hästi aitab. Et see ööpäeva rütm või siis circadian rütm, see on tegelikult ka see, mis väga hästi aitab sellest kõhurasvast ja rasvast vabaneda, on see, et sa ei pressi üles seda kortisoli väga kiiresti, et ta läheb üles, nagu ta peab minema üles, eks ju, hommikul, aga ta läheb omas tempos, et me nagu seda ei pressi. Ja et ikkagi selle valguse omal silma, et see melatoniin ikkagi sellest, mis on jäänud, eks ju, peale ööd, et sellest lahti saada. Ja liigutused, kas või mingid väikesed, et kas, kui on võimalik õue minna, see on ideaalne, eks ju, 15-20 minutit lihtsalt kiire sammuga ja tuppa tagasi ja
ja või siis akna juures mõned venitusharjutused, et valgus, liikumine, siis telefon ei pane kohe sisse ja kohvi ka kohe esimese asjana joo, sest see jällegi nagu viib selle kortisooli väga kiiresti üles ja annab jällegi nagu selle organismile selle liigse stressi impulsi, mida tegelikult nagu mille jaoks on veel natuke liiga vara, et kui vähegi võimalik ja muidugi siis valk hommikusöögi juurde, et see iseenesest aitab ka väga sellest rasvast vabaneda. Ehk siis see ongi see, mis sa hommikuti teed, et see 1 ja poolteist, et käidki jalutamas. Väga püüan, ma ei ütle, mul on siin ka see 80-20. Väga õige. Et et nagu mõnikord on tõesti selline hommik ja mõnikord tihti on kas lennud või on mingid reisid või sõidud, aga põhimõtteliselt jah, et kui niimoodi päeva alustada, siis on juba nagu suur võimalus, et see ülejäänud päev ka läheb heas tempos ja et sa tunned, just see on siin see, millest me rääkisime, et siit tekib see kontrollitunne. Et kui ma olen esimesed tund aega selle teinud, siis mul on terve ülejäänud päeva selline tunne, et ma kontrollin oma elu. Ja see aitab väga hästi ka mentaalselt sellest. Ja see ongi just see, et ma ise ka proovin nagu telefoni, mitte kohe, ma üldiselt esimese asjana kindlasti ei vaata seda, aga kas ma nüüd tunni aja jooksul, see on teine küsimus. Aga ongi tegelikult see, et kui sa kohe hakkad vaatama, kas või ongi see sotsmeedia ja kõik see on ja või mingid uudised või asju, siis ongi kohe tuleb ju väljaspoolt nii palju mingid nagu impulsse asju ja nagu siis ongi see, et see kontrollib sind, mitte see, et sina ütled, et mida sa nüüd nagu vastu võtad, on ju. Et me laseme teistel inimestel kõige varasemast hommikutunnist, me laseme teistel inimestel otsustada, mida me teeme, millal me teeme, kuidas me reageerime, ja tavaliselt siis nagu päev lähebki edasi selles rütmis, et seda peaks püüdma vältida, et tegelikult ja see ei ole nagu väga raske. Ja, tõsi. Ja muidugi magamine, et 8 tundi või... Tead, isegi vist ei ole nii palju asi selles mitu tundi kui selles, et sa vähemalt õigel ajal ja et sa ikkagi nagu õhtul ei vaata liiga palju seda sinist ekraani ja et sa nagu enam-vähem normaalsel ajal lähed magama, aga me oleme kõik erinevad, eks ju, et kellegi jaoks on normaalne aeg 9, kellegi jaoks 11, aga et see ei oleks nagu peale keskööd, et siis juba on ka hommikul see, et siis juba see hommikul on veel seda melatoniini kehas liiga palju ja see juba tekitab nagu selle tunde, et see hommik ei ole nagu päris selline, mis tegelikult nagu see päev algab eelmisest õhtust. Tõsi, ma vaatan, meil siin kell tiksub, aga mul on üks hästi oluline väike teemavaldkond veel, et mis sa arvad nendest hormoonide lisahormoonidest siis, et hormoonasendusravist. Jah, täpselt, et väga palju, kui minnakse ju arsti juurde, see on põhimõtteliselt kohe esimese asjana antakse seda, et kuidas sina enda kogemuse põhjal mis mõtted sul selle kohta on? Ma võin siin ainult öelda enda kogemusest, sellepärast, et ma ei ole arst ja ma arvan, et tegelikult seda peaks rohkem võib-olla arst lahti selgitama, aga mul endal oli see küsimus päris pikalt ja ma arvan, et ikkagi paljude naiste jaoks see on väga hea lahendus. Ma ütlen kohe ausalt ära, et mina umbes juba aasta kasutan hormoonasendusravi ja seda ma hakkasin kasutama sellest hetkest, kui Eestis hakkasid arstid välja kirjutama neid biodentseid või bodidentseid hormoonasendusravi, et mitte sünteetilist, aga siis seda, mis organism võtab vastu. Ja kohe, kui see tekkis, siis ma kohe olin arsti juures järjekorras. Miks? Või selles mõttes, et jällegi vaata, see justkui jällegi, mul ei ole tegelikult ühtegi arvamust selle kohta, mina ei tea nagu selle kohta piisavalt palju, et midagi nagu arvata, aga jällegi, et see on justkui sa ju töötad vastu selle bioloogiale nagu see, kuidas tegelikult justkui evolutsiooniliselt meil asjad peaksid toimima, et miks peaks seda siis tegema?
evolutsiooniliselt me peaksime juba tõenäoliselt kuskil selles vanus ära surema. Nojah, okei, tõsi, okei, väga õige ja. Et selles mõttes nagu see, me oleme niikuinii juba sellest evolutsioonist läinud ette. Okei, tõsi. Aga siis miks mina niimoodi otsustasin, ma tegelikult, meil oli palju loenguid seal Funktsionaalse meditsiini instituudis, samuti nendest palju lektoreid olid, kes olid ise seda aastaid uurinud. Ja vot siin on ka natuke selline asi, et kuna Ameerikas seal 60-ndatel ja 70-ndatel kirjutati kõigile naistele välja hormoonasendusravi, sünteetilist hormoonasendusravi, vaatamata sellele, et kõigile ta ei sobi. Ja siis nad leidsid, et seal oli seos rinnavähiga, kuigi tegelikult see seos oli väga väike, siis ikkagi nagu paanika läks lahti ja tekkis vastupidine reaktsioon, et hormoonasendusravi ei sobi. Tegelikult Euroopas on olnud kogu selle aja minu teada see biodentne hormoonasendusravi saadav ja seda on nagu tasapisi naistele välja kirjutatud, kellele vaja on. Aga kuidagi see ütleme, arvamus, et ta ei sobi, eks ju, see oli nagu hästi palju oli hästi palju sellest kirjutati, et see on sellel on seos rinnavähiga ja sellel naised ehmatasid ära lihtsalt ja siis oligi nii, et teda anti kõigile, ka neile, kes olid 90-aastased, kuigi tegelikult seal on teatud piirid, öeldakse, et seda peaks jõudma, seda ravi alustada enne, kui sul on 10 aastat möödas. See on Eesti arstide arvamus. Mulle on seda nagu need arstid öelnud. Ja jällegi ma ütlen, ma ei ole arsti, jumala pärast kellelegi midagi ei soovita siin, eks räägin oma kogemusest. Ja ma jõudsin just nagu niimoodi, et mul oli 8 aastat menopausi algusest ja siis ma alustasin. Aga mis oli põhjus, oli see, et tegelikult ma kuulasin, vaatasin neid teadusuuringuid ja tegelikult mina tegin seda tegelikult sellel põhjusel, et vältida või vähendada seda dementsuse ja Alzheimeri riski. Ja kuna nagu mul tegelikult nagu, kusjuures ma arvan, et paljude naiste puhul see aitaks nagu ka leevendada sümptomeid. Mina arvan, aga ma olen ka kuulnud ja naised on palju rääkinud ja et tegelikult ikkagi nagu arstide hulgas nagu see teadmine ei ole veel nii väga põhjalik ja ka mulle pakuti neid sünteetilisi hormoonasendusravimeid mitme arsti poolt, aga ma lihtsalt läksin ise, ütlesin, et ma tahan seda, ma tahan nii palju, sest ma olin enne selle nagu kõik omale selgeks teinud. Et nagu iga ravim, ma arvan, et nagu iga ravim, et sellega ei oleks mõtet liialdada, seda ei ole mõtet kergekäeliselt võtta, aga mõnede naiste puhul on ta nagu väga-väga kasulik, et see on ja mina ise näiteks, mulle ta sobib. Eestis vist üldse ka arstide mõttes, et need ei ole see nagu siis jällegi see, kes mul ka käis natuke nii-öelda enda kogemusest rääkimas, Leanika ütles samamoodi, et tegelikult Eestis on väga vähe arste, kes teavad nagu piisavalt või ei oska. Jah, et selles mõttes, et peab ikka ise ennast nii-öelda kurssi viima. Ja, mina käisin Happy Aging kliinikus ja nendel on küll nagu uusimad teadmised selle kohta ja sealt me saime vähemalt nagu jõudsime ühisele arvamusele, et mida, kui palju, kuidas ja ma sain nagu selle nõu ja need teadmised, mida ma arvasin, et nagu arst peaks andma ja jäin rahule. Ja mul tuli praegu lihtsalt üks asi meelde, mida ma tahtsin veel lisada. Analoogiline situatsioon oli ju tegelikult kolesterooliga. Et ja ma alati tahan kasutada juhust, et naised meid vaatavad ja ütlen, et ärge kartke süüa mune. Et see kolesterool, mis on munas, sellel ei ole leitud mingit seost südame-veresoonkonna haigustega. Aga mis soolaga on? Sest minu arust hästi vanemal generatsioonil on ka see nagu arvamus, et soola ka ei tohiks palju tarbida. Mis sinu mõtted selle koha pealt on? See on minu meelest ka täiesti individuaalne, sellepärast, et ma näiteks tean naisi, kes on piiramatult palju joonud vett ja see, et nad on sinna vette natuke lisanud soola, see on aidanud neil vett hoida paremini organismis, eks ju. Ja mina ise samuti hommikuti võtan
panen natukene siis soola vee sisse, et oleks ka neid mineraale. Muidugi siin peab jälle väga palju vaatama, et millist soola, sellepärast et ma ei tea, kas see on tõsi, aga ma olen lugenud, et see Himalaja sool, mis tegelikult paljud peavad väga kasulikuks, et seda puhastatakse läbi plastikrestide ja sinna tekivad see mikroplastiku osad. Teisest küljest minu meelest kõige viimased uuringud näitavad, et see mikroplastiku asi ikka ei ole üldse nii hull, kui võib-olla ma tulen hiljem ja ütlen, et võtke kõik Himalajas olla, sest ma olen enne oma sõnu söönud ja söön kindlasti tulevikus ka. Sellepärast, et tulevad uued uuringud ja ka mina mitu aastat tagasi arvasin, et kui sa hommikul tahad süüa rohkem kui ühe muna, siis võta munakollane ja viska välja ja söö ainult munavalget, eks ju. Täna ma enam raudselt nii ei tee. Täna ma ikkagi söön oma 3-4 munakollast hommikul ära, sellepärast, et munakollases on ju põhimõtteliselt absoluutselt kõik, välja arvatud raud ja C-vitamiin on seal kõik, mis üldse inimesel on eluks vajalik. Ja kui ma peaksin valima nagu ühe toiduaine, mida ma söön tänasest elu lõpuni, siis see oleks muna. Ja ei ole ükski, ja aga samas see tuli jälle see Ameerika Südamearstide Liidu poolt tuli 50-ndatel vist ja 60-ndatel info, et see kolesterool tekitab südame-veresoonkonna haigusi. Ja see, et 50 aastat ei suutnud keegi seda teaduslikult tõestada, see nagu läks kuidagi mööda inimestest ja veel ka praeguseks toitumisnõustajad ütlevad, et tee omlett ühest munakollasest ja 5 munavalgest. Et mina ei ole sellega nõus, aga eks tegelikult ongi ju seda infot tuleb erinevat ja kes mida usub ja kes... No jällegi, nagu sa enne ütlesidki, tegelikult mingid asjad võib-olla on jah, nagu õige ja vale, aga väga palju ongi see, et ühele toimub, teisele ei toimu. Absoluutselt, ma arvan, 90% asjadest ongi niimoodi, et tõesti ja sellepärast ongi, et see üldine info, mis tuleb, et kas või paastumise kohta või kas või on teatud asjad, mis tõesti sobivad kõigile. Näiteks üks asi on saun või üks asi on nagu õigel ajal magama minemine või üks asi on see, et hommikul jood vett või on asjad, mis sobivad tõesti kõigile. Aga väga palju on ka seda, mida lihtsalt peabki vaatama individuaalselt ja katsetama, et kui ma ikkagi tunnen ennast halvasti seal juures, siis ära tee, eks, et see on sellel mingi põhjus. Jah, väga õige. Võtame siis vaikselt siin otsad kokku. Korra vaatan kella ka, et mis on sinu poolt siis sellised nagu 3 võib-olla soovitust või 40 pluss varsti läheneva menopausi päevale, kuna ma sain nüüd aru, et see on üks konkreetne päev, et mis sa nagu soovitad või mida sa tahaksid jagada? 3 sellist asja. Vist juba päris palju soovitanud, aga kui me võtaks nagu kõige tähtsamad asjad, siis muidugi valku iga toidukorra juurde, mitte eraldi süüa süsivesikuid, mitte tekitada omale liigset stressi ja palju liikuda ja ikkagi teha lihastrenni. Väga hea. Ehk see on nii naljakas, et tegelikult ei ole seal nagu mitte midagi erilist või võib-olla mõne kuulaja jaoks siin on midagi erilist, aga minu jaoks ma nagu, et on täpselt need asjad, mida ma nagu kõikidele soovitaks tegelikult. Kõikidele, aga siin ei olegi vahet. Ja tegelikult nagu, kui me alustame nagu me rääkisime, eks ju, õige toitumise ja liikumisega, mida varem me alustame, sest meil ei olegi vaja pärast midagi muuta. Aga kuna tõesti see meie põlvkond on, me praegu töötame vastu sellele, mida me oleme eluaeg uskunud, siis meie jaoks on siinsed, need triggerid on nagu hästi tähtsad ja see psühholoogiline moment on hästi tähtis. Miks ma ka mitte ei kirjuta naistele ette toitumiskava, aga ikkagi püüan nagu anda üldist nõu selle kohta, et mida teha, et muuta neid harjumusi, mis meil kõigil 50 pluss naistel kõigil nendest eelnevatest perioodidest on, et kuidas me nagu saaksime need asendada nendega, mida tegelikult sinu vanused tänapäeval peavad loomulikuks. Ka mitte, et mul on ka need 20-ndates noored, kes söövad mingi 1000 kalorit päevas, kus ma niimoodi ütlen neile, et kuule, kuidas sa elus oled. Õnneks on nüüd see muutunud ja naised peavad olema nagu ikkagi lihases ja mulle väga meeldib see. Ja see mulle ka, et see on nagu, see on suur õnn, et enam ei ole seda, et mis oli varem, et peaks olema hästi peenikene ja sööma vähe rasva.
ikkagi, et noh, et rasv on lubatud ja normaalselt toituda on lubatud ja jõusaali on naised oodatud, et see on ikkagi nagu väga suur hea. asi ja nii lahe. Aga Piret, räägi nüüd natuke, kuidas sina konkreetselt saad inimesi või noh, kui keegi nüüd kuuleb siin seda podcasti episoodi, mõtleb, kuule, et mulle täiega meeldivad need mõtted ja sa nagu hästi kasulik oli ja tahaks sinu poolt veel kuidagi abi saada, et kuidas sa inimesi või naisi, kuidas sa naisi aitad ja kuidas sa abiks saad olla neile veel rohkem? Ja aga tegelikult nii saangi, nagu ma olen siin rääkinud, et koos siis naistega ja meil on praegu see üks grupp käimas, aga meil tulevad kindlasti veel uued grupid, sellepärast et ma leian, et see üksteise toetamine on väga tähtis. Ja samas nagu ma ise ka ütleme siis nagu selle vaadates seda terviklikku pilti, et mitte öeldes, et siin on su toitumiskava, mine ja tee ja kui sa ei teinud, et siis tegelikult toitumisnõustajaid on Eestis mitmeid ja nad on väga head ja väga professionaalsed, seda infot saab kindlasti, siis mina vaatan nagu rohkem seda terviklikku pilti, et kuidas ja ikkagi sellest nagu positiivse psühholoogia seisukohast, et kuidas me seda teeme niimoodi, et me teeme oma elu päeva lõbusamaks ja paremaks ja me teeme seda kõike nagu pannes ennast esikohale ja enda tervis esikohale ja siis nagu väikeste sammudega, aga püsivalt liikuda sinna suunas, kuhu me tegelikult tahame jõuda ja uuesti võtta ikkagi kontroll tagasi oma elu üle ja oma tervise ja oma selle lihaste ja selle kõige üle, et seda me teeme naistega koos ja ma tõesti teen seda väga hea meelega, sellepärast et ma oleksin olnud väga õnnelik, kui mul endal oleks olnud keegi, kes oleks mind varem aidanud, aga kuna siis ei olnud, siis vähemalt nüüd ma teen seda, mis nagu minu võimuses, et võimalikult palju naisi selle perioodi läbiksid nagu kergemini, paremini, lõbusamalt. Nii lahe. Aitäh sulle, Piret. Sulle ka aitäh. Ja ma olen väga õnnelik meie tutvuse üle. Tead, ma räägin nagu, ma sain nagu ise nii palju teadmisi siin, ma nagu, jällegi ma olen ju ka selles tervisevaldkonnas justkui sees, on ju, ja eks ma ju mingit põhiasju nagu tean, on ju, ja ka see nii-öelda hormoonide osa, on ju, aga tead, ma ikka sain väga palju targemaks täna. Siis on hästi. Nii, et mul sa juba võtsid selle hirmu vähemaks, on ju, ehk siis kui mina siin ma ei tea, 20-30 aasta pärast jõuan sinna hetke, et siis mul loodetavasti ei ole nii suurt hirmu selle menopausi eest. Ma arvan, et sul ei peaks üldse seda hirmu olema, sellepärast et selle aja jooksul, mis siin vahepeal sinnani veel aega on, selle aja jooksul kindlasti tuleb väga palju uut ja huvitavat ja tegelikult ma arvan, et mingi aja pärast see on nagu nii kergesti läbitav, et see ei ole üldse enam naistele nagu mingi suur probleem, et ma arvan, et see on nagu läheb üha paremaks ja tuleb üha rohkem infot, et see ongi tegelikult niimoodi, et kuna üldse see infopuudus oli väga suur, eks ju, siis nüüd on seda infot nagu nii palju. Nüüd on vastupidi, on ju. Et kuidas naisi aidata, eks ju, et lihtsalt leida, mis sellest neile sobib ja mis ei sobi, et ei ole mõtet nagu iga asja järele joosta ja igat asja teha, et leida rahulikult see, mis konkreetselt sulle sobib. Mulle tundub, et nagu see on hetkel just see võtmeküsimus. Aga hea, super. Aga ma arvan, et selle mõttega me võimegi lõpetada. Ja siin veel sulle kuulajad, kui sina said ka siin nii palju väärtuslikku infot nagu mina, siis ole hea, jaga see episood kas siis oma sotsiaalmeedias, kindlasti tagi nii Piretit. Piretil on siis Instagram on /balance_with_Piret, on ju, oli niimoodi? Jah, et võib tagida ja mind ka @Laura-Liis-M. Ja kui sa avalikult jagada ei taha, siis saada see kas või ühe sõbrannale või enda emale, kui sa tunned, et näiteks talle võiks see kasulik olla. Et igal juhul olen tänulik sulle, kui sa aitad siin mõtteid ja seda nii väärtuslikku infot jagada ka teistega. Aitäh sulle ja järgmise korrani. Aitäh. Aitäh sulle ka.